Taas üks auto korda tehtud. Ega autol midagi algselt viga ei olnudki. Sellele tegi juhendaja meelega vea sisse, et kutseõppur saaks viga otsida ja korda teha. Kuid Aivo on selles Eesti parimaid. Tema saadetakse ka juba septembri lõpus Budapesti rahvusvahelistele kutsevõistlustele. Tuleb meil lahendada 4 erinevat ülesannet, et esiteks on siis mootorielektroonika, siis on kereelektroonika, veermiku probleemid ja mootori osandamine. Kuidas sinul siis õnnestus see võimalus pääseda siis Eestit esindama võistlustele? Eelmisel aastal võitsin siis teise-kolmanda kursuse võistluse Pärnus. See oli nagu üle Eesti ja sellega seoses saingi nagu edasi. See ongi eriala, mida ma nagu kõige rohkem tean, et see nagu huvitab ka ja on põnev. Kuna sa oled maapoiss, siis lapsest saati autosid putitab või? Jaa, algul võrrusid ja autot ja traktorid vahest. Muidugi ei ole see võistlus mingi mutrite ja kruvikeerajatega möllamine. Kui võtta need 4 ala, siis 3 ala on puhtalt pigem elektroonilised probleemid, et see veermiku osa seal nagu on ka elektroonilist, aga on ka mehaanilist, aga üldjuhul need 3 ala on puhtalt elektroonika, elekter, arvutisüsteemid ja nii edasi. Nii et rattavahetus on juba täitsa niisugune ürgaegne probleemi lahendamine? Rattavahetus on ütleme Eestis esimese kursuse võistlusel, aga mitte sellisel tasemel võistlusel enam. Siit ongi, et võimalikult heale kohal tulla. Kokku sõidab Budapesti Euroskillsi noorte kutsemeisterlikkuse võistlusele 14 Eesti noort 11 erialal.